Diakoonia soovib suurendada kiriku panust ühiskonda, kasvatades selleks koguduste võimekust kogukondade arendamisel ning kaasinimeste teenimisel. Sageli ühiskondlikel teemadel sõna võtvast peapiiskop Urmas Viilmast on kujunenud arvestatav arvamusliider, keda kuulatakse tähelepanelikult ka väljaspool kirikute liikmeskonda. Kui meenutame, kuidas Jeesus toimis, siis ta hoolis inimesest tervikuna. Ta hoolitses inimeste ihulike vajaduste eest, oli see siis kõhutäis või olid need haigused, mida ta tervendas. Aga ta andis sellele lisaks, ja see oli oluline, ka kätte õige suuna, kuhu inimene peaks liikuma, vaimses mõttes. Toitis ka vaimuliku leivaga ja andis hingele toitu. Kiriku roll ühiskonnas on tegeleda täpselt selle samaga, mida tegi Jeesus. Me peame olema nähtaval, et inimesed teaksid, kuhu tulla. Me peaksime aitama inimestel tulla Jumala sõna juurde, aga me peaksime seda kutset esitades püüdma inimest tervikuna vaadata. Me peame vastama nende vajadustele, esmastele vajadustele, mis on inimväärikuse aluseks, samamoodi mõeldes näiteks kõhutäie peale või peavarju peale või turvalisuse peale kogu inimese elukaare ulatuses. Nõnda tegeleb kirik, vähemalt peaks tegelema kirik, inimesega juba enne, kui ta sünnib ja mõtlema ka inimese eluõhtu peale, olema tema kõrval ning näitama talle ka valgust selles suunas, mida Jeesus nimetas eluleivaks, ehk siis, mis juhtub siis, kui ühel päeval Issand meid ära kutsub. Nõnda on kiriku nähtav olek ühiskonnas väga oluline. Ja kiriku mõju ei saagi mitte hinnata selle järgi, kui palju temast räägitakse või millised on statistilised näitajad, vaid kui palju on neid inimesi, kes on saanud nii aineliselt kui vaimulikult toidetud. Nende nälg on kustutatud. Kui mõtleme ka, et millist rolli täidavad siis kiriku kaastöölised, vaimulikud, siis peavad nemadki tegema kõik endast oleneva, et inimese kui tervikuga tegeleda. Läbi inimese teenime me lõpuks Issandat ennast ja läbi meie, kes me kirikus töötame, teenib Issand inimesi. See ongi kiriku ülesanne.